põhimõtteliselt muutud nähtamatuks. Ei no täiesti anonüümne sa ei ole. Nii et mis see VPN meile juurde annab? Internet on täis reklaame sellest, kuidas sa peaksid endale kiiremas korras tõmbama VPN-i, sest muidu kõik näevad, millega sa tegeled. Aga mida need reklaamid sulle ei ütle? Ja siis nagu inimene ei kasuta seda teenust, või see teenus kasutab ära inimese. Mis asi üldse on VPN? Mis see teeb? Kus seda saab? Mis siis juhtub, kui sa tõmbad selle mingilt veidralt veebilehelt? Ja lõpuks, kas sul on tõesti veel vaja ühte igakuise maksega teenust? Vaadake seda kaarti. See on ARPANET ehk interneti vanaisa. 1977. Enamus teist ei olnud sel ajal isegi mõtetena olemas. ARPANET oli esimene suure ulatusega võrk, mis ühendas arvuteid nii, et nende vahel sai andmeid saata. Koos andmevahetusega tekkis esimest korda probleem. Mis siis, kui keegi näeb, mis andmeid me oma vahel jagame ja kuidas hoida võrgus saadetavat infot privaatsena? Ja siis sündis VPN. Mingi 30 aastat hiljem, aga parem hilja kui mitte kunagi. VPN ehk Virtual Private Network ehk virtuaalne privaatvõrk on privaatne ja turvaline arvutivõrk, mille loomiseks kasutatakse avalikku telekommunikatsiooni infrastruktuuri. Palun seleta mulle, mis asi on VPN inimese keeles. Las ma teen selle uhke seletuse veidi lihtsamaks. Kui sul ei ole VPN-i ja oletame, et sa tahad näha YouTube'i videot, siis sa saadad YouTube'ile päringu või selles kontekstis kirja, et tere, tahan seda näha. Selle kirja peal on sinu nimi ja aadress. Kui keegi selle kirja poole tee peal ära varastab, siis ta näeb, kes sa oled ja mis sa tahad. Kui sul on VPN ja sa tahad seda sama YouTube'i videot näha, siis see kiri ei lähe otse YouTube'ile, vaid postkontorisse. Postkontor muudab ära su nime ja asukoha ja siis saadab YouTube'ile edasi. Kui keegi selle ära varastab, siis nad näevad täiesti X asukohta kusagil mujal maailmas ja kirja sisu on mõttetu segane tekst. Enamus VPN-i reklaame töötavad ühe lihtsa retsepti alusel. Hirmu külvamine. Kõik näevad, mis sa teed. Internet ei ole turvaline ja su andmed müüakse maha. Kas see on tõesti nii hirmus? Natukene jah, aga tegelikult ei ole asi nii hull, kui reklaam ütleb. Enamik veebilehti on tänapäeval juba üsna turvalised. S-täht HTTPS-is tähendab secure. See tähendab, et ühendus on krüpteeritud. Ehk kui sa logid panka või ostled veebipoes, siis su info ei rända kuskile laiali. Nii et mis see VPN meile juurde annab? Mille eest VPN reaalselt kaitseb? VPN kaitseb pealtkuulajate eest. Ta näeb ainult seda, et mingi tundmatu lihtsalt krüpteeritud andmed liiguvad, aga mis see sisu on, ta ei tea. Minu probleem sellega on see, et see on juba lahendatud sellega, et meil on veebilehe ees on HTTPS. Nii. See tähendab juba, et veebileht on krüpteeritud, ehk siis mille jaoks mul seda VPN-i vaja on. Jaa, aga kõik ei liigu läbi HTTPS-i, näiteks DNS on clear tekstina enamasti. Ehk siis näiteks kui sina pärid google.com, siis pealt vaata saab näha, sina pärisid google.com, said IP kätte ja selle IP-ga suhtled krüpteeritult. See ikka annab selle ära, et sina pärisid google.com. Ja VPN siis võidab selle ära? Jah, kuna kõik ühendus käib läbi VPN-i, siis kogu see vahepealne side jõuab sinna lõpp-punkti ja sealt see justkui ühendus algaks. Sul võib-olla tekkis küsimus. Miks peaks kedagi üldse huvitama, et ma midagi guugeldan või kus veebilehtedel ma käin? Probleem on selles, et me saadame neid väikseid päringuid või kirjakesi 100 korda päevas ja siis tekib muster. Mis sa kell 1 öösel teed? Kas sa oled kodus või reisil? Millist panka sa kasutad? Ja nii edasi. VPN lõikab sinu päris aadressi sellest mustrist välja. Ja siis avastasid VPN-i firmad veel midagi. Turvalisus ja hirm müüb, aga juurdepääs Ameerika Netflixi kataloogile müüb veel paremini. Mõned kohad internetis on lokaalselt keelatud.
VPN-iga sa saad muuta enda asukohta ja neid lehti külastada. Lasertech ei soovita keelatud lehti külastada ning me ei vastuta selle eest, kui te vangi lähete. Kust jookseb see piir, et mis asi on legaalne? Kas sa reaalselt tohid teha seda või? Sõltub, mis eesmärgina blokeeritud ikka on, aga tõenäoliselt midagi ei juhtu, kui sa nagu avad selle. Aga kui sa üritad nagu seal midagi teha, siis võivad tekkida probleemid. Samuti on mõndades riikides teatud sisu rangelt piiratud. VPN annab juurdepääsu neutraalsemale infole. Hiina on kõige parem näide. Hiinas on väga suur osa sisust lihtsalt blokeeritud, keelatud ära ja ainuke viis ongi nagu välivõrgule ligi saada on läbi VPN-ida. Selle kaudu nad saavad nagu välisinimestega ka nagu päriselt suhelda. Oled näinud TikTokis, et oh my god, kui hea Netflixi sari. Teed siis Netflixi lahti ja loomulikult seda sarja seal ei eksisteeri. Jällegi, sa saad muuta enda asukohta ja teiste riikide Netflixist tuuseldada. Võin julgelt öelda, et see on tänapäeval kõige levinum põhjus, miks VPN-i üldse kasutatakse. Inimesed muudavad enda asukohta, et saada odavamaid lennupileteid. Või näiteks see Redditi kasutaja tegi läbi VPN-i endale YouTube'i tasulise konto Indias ja maksab YouTube Premiumi eest 14 tasemel 1,50 € kuus. Okei, VPN-il on päris palju kasutusalasid, aga mõni äpp on läinud oma lubadustega üle piiri. Kui sa meie äppi tõmbad, siis sa ei saa viiruseid. Sa oled täiesti anonüümne. Täiesti. Sa põhimõtteliselt muutud nähtamatuks. Me ei kogu sinu andmeid, et neid edasi müüa. Kuigi meil on tasuta teenus. Sa võid kõiki linke vajutada, mis sa tahad. Su arvuti on nii tavaline lihtsalt. VPN ei kaitse sind viiruste eest, mitte kuidagi. Viiruste eest kaitseb viiruse tõrje ja suvaliste asjade mitte allalaadimine. Kergesti äraarvatavad paroolid on VPN-iga endiselt kergesti äraarvatavad paroolid. Mille eest VPN ei kaitse? Mis on niisugused populaarsed fake-lubadused? Ei ta ei kaitse näiteks inimlolluse eest. Kui inimene ise kasutab VPN-i valesti, VPN suunab teise võrku, aga näiteks kui sul mingi võrk kaob ära, nagu VPN-i tasemel, siis kui sul nagu kill switch ei ole näiteks, siis ta lihtsalt suunab selle nagu avaliku võrgu kaudu ja siis nagu otse, ja siis ta nagu justkui reedab sinu asukohta ja isiksust. Kas sa oled täiesti anonüümne? Ei täiesti anonüümne sa ei ole selles suhtes, et ikka inimene ise reedab isennast, et näiteks ongi see, et logid ühes kohas sisse, järgmine hetk avad VPN-i ja logid teises kohas sisse, kuidas on võimalik inimene reisib, ma ei tea, mingi 100 kilomeetrite viisil paari sekundiga või minutitega, et nagu see reedab ikka, inimene reedab isennast. Aga lõpuks on VPN-idest saanud toode, mis ei kõneta enam ainult paranoilisi küberturvalisuse fänne, vaid ka täiesti tavalisi inimesi, kes tahavad rohkem vabadust. Ja kui mingi asi muutub massiliselt populaarseks, paratamatult tõmbab see ligi ka kurjategijaid. Meil on VPN-e, mis on olemas ainult selleks, et su andmeid varastada. On VPN-e, mis ei krüpteeri mitte midagi, aga näevad välja nagu premium äpid. Ja on VPN-e, mis loovad turvatunde, aga tegelikult installivad sinu arvutisse viiruse. Ja loomulikult on kõik need näited ka reaalselt juhtunud. 2021 lekkisid 21 miljoni inimese andmed 3 erinevast äpist: SuperVPN, GeckoVPN ja ChatVPN. Müügiks läksid e-mailid, paroolid, täisnimed, asukohad ja makseinfo. Nad kõik kasutasid sama serverit, mille seadistamisel juhtus apsakas, mistõttu see intsident juhtus. Aasta enne seda teatas SuperVPN, et sorry kutid, aga võib-olla 105 miljoni inimese krediitkaardi andmed varastati ära. Ning 2023 lekkisid jälle kõik andmed. Seekord 360 miljoni inimese omad. 2015 tuli välja, et VPN nimega Hola müüs edasi kasutajate internetiühendust, ehk keegi võis käia internetis läbi sinu Wi-Fi. Ütleme, et sa oled väga korralik inimene ja sa ei taha külastada kahtlaseid või kriminaalseid veebilehti.
ja siis keegi kusagilt teises maailma otsas teeb seda, aga sina jääd süüdi, sest see on tehtud sinu ühenduse kaudu. Kõikidel nendel näidetel on midagi ühist. Need olid tasuta äpid. Miks tasuta ei pruugi alati hea olla? Ta on tasuta sellepärast, et selle eesmärk ongi koguda kasutaja andmeid või siis ongi see, et lisada sinna pahavara lihtsalt juurde, näiteks kui mingi eraldi rakendus, et siis ära kasuta seda inimest lihtsalt. Ja siis nagu inimene ei kasuta seda teenust, vaid see teenus kasutab ära inimese ennast. Tasuta ei ole midagi, nagu kusagilt millegagi sa maksad, on ju? Jah, loomulikult. Okei. Nüüd on selge, et kõik VPN-id ei ole heade kavatsustega või lihtsalt head valikud. Aga neid on turul nii palju. Kuidas ma üldse tean, millist valida ja mis ma sellega siis peale hakkan? Kuidas valida? Ega siin õiget vastust ei olegi. Päeva lõpuks pead sa ise uurima, mida erinevad VPN-id sulle lubavad. Mida teised inimesed nende kohta ütlevad? Kas on olnud andmelekkeid? Milline on hinna ja kvaliteedi suhe? Kui palju riike valikus on? Ja kõige olulisem on läbi lugeda kasutustingimused. Kas nad koguvad mingeid andmeid? Millised on nende endi riigi seadused? Kas nad peavad jagama infot politseiga ja nii edasi? Proovisin siis omal nahal järgi ka. Semude soovitusel võtsin kasutusse Tunnelbeari. Sellel on üsna okei minevik ja peamine põhjus, sest seda saab tasuta veits proovida ja sa ei pea kõiki oma krediitkaardi andmeid selle jaoks letti laduma. Käisin veits kasutajatingimusi ka üle ja ei tule üllatusena, et nad hakkavad mulle meilile mingit kräppi saatma. Aga nagu me õppisime, siis tasuta lõunaid ei eksisteeri. Tingimustest tuli välja veel see, et nad teevad minu andmetega seda, mis Kanada seadustes on lubatud. Juhuslikult ma ei ole Kanadast, nii et ma ei tea, mis see tähendab. Ka nad lubasid mulle, et nad ei kogu ega jaga teistega minu IP-aadressi, mu otsinguid ega muid veebilehe külastusi. Okei, ära rääkisite. Tõepoolest on see väga kerge protsess. Installid, teed lahti, ühendad ennast mujale ja kõik. Kui enne tõin näiteks, et We Are the Millers sarja ei ole Eestis, siis loomulikult pidin ju selle põhjal kontrollima, kas VPN töötab. Ostsin lennupiletid Ameerikasse ja paari sekundiga olin kohal. Avasin Netflixi nagu tavaliselt ja ongi olemas. VPN ei ole midagi maagilist, see on lihtsalt tööriist. Mõne inimese jaoks väga kasulik tööriist ja mõne inimese jaoks järjekordne subscription, mida sa kasutad 2 korda ja siis sul läheb meelest ära, et sul see üldse on. Ja nüüd see kõige olulisem küsimus ja võib-olla veidi vastuoluline, kas igal inimesel on vaja VPN-i? Iga inimene ei vaja VPN-i. Selles suhtes, et seal on väga kindlad eesmärgid ikkagi. Teenuse eest tasuda ei ole mõtet, kui nagu sa ei kasuta seda. Aga kas sa kasutad VPN-i? Kui jah, siis miks? Kui ei, siis tahaks ka teada, miks mitte. Jätke oma kogemused ja arvamused kommentaaridesse.